Tere hommikust ja tere tulemast tagasi minu vlogi. Täna on teisipäev ja kell on 12 ja ma lähen hetkel massaaži. Iganädalane massaaž on mul jätkuvalt toimumas. Eelmine nädal ma küll ei käinud, aga sellest nädalast ma võtan selle endale tõelikult rutiini. Panen ajad paika, vau, kui palju juukseid. Ja siis on mul täna treenipäev. Massaažis on käidud reaalselt nädal aega tagasi, umbes täpselt. Ma olin täpselt samas kohas, rääksin täpselt seda sama juttu. Et see oli nii hea, ma jäin isegi magama seal massaažitooli peal. Ja ta tegi täna siukest lõõgastavat massaaži rohkem, aga nagu ikka ta leidis mingid valupunktikesed ka ülesse, mida ma isegi teadnud, et mul on. Seega tegeles natuke nendega ka ja nii mõina, mul on nii mõnus olla. Aga nüüd ma liigun Free Flow'sse, hakkan treenideks ette valmistama ja siis tuleb full on treenipäev. Ma mõtlesin just saaliskavasid. Ma tahtsin eile sellega tegeleda, et ma ei peaks samal päeval seda tegema. Aga nüüd need on olemas. Loodan, et need on mul ilusasti peas. Õnneks mul on aega trennideni. Ma lähen käin poes, võtan lõunasööki ja siis tulen stutti tagasi. Tänased trennid on antud ja see õhtu oli järsku nii kaootiline, sest et ma jooksin ühest stuudiost teise. Ma andsin 2 trenni kõigepealt Free Flow's, kus meil oli mõlemas grupis uued kavad ja ma veits nagu pabistasin selle pärast, et ma sain suht nagu viimasel hetkel need valmis, et see oli nagu väga värske materjal minu enda jaoks ka ja tegelikult vist oli fine. Saime mõlema grupiga uue kavaga alustada ja siis ma reaalselt jooksin otse trammi peale. Tramm miskipärast hilines mu meelest või ma ei jõudnud selle peale, kuhu ma muidu eeldasin, et ma jõuan. Ja siis ma sõitsin otse Dance Acti ja kuna ma tundsin, et okei, et kui ma neid 3. trenni veel teen uue materjaliga, siis mu pea lihtsalt plahvatab. Seega me tegime täna lihtsalt tehnikatundi. Me sellest trennist ei jõudnud ühtegi klipikest teha. Aga tuletasime ühe eelmise hooaja tehnikaharjutuse meelde, siis tegime üle saali veel harjutusi ja siis tegime lõppu ühe sükse venituse ka jalgadele ja puusadele. Ja nüüd ma olen mingi tund aega siin treenerite ruumis arvutis mingid asju teinud ja videosid saatnud gruppidesse ja mingid, ma ei tea, päevikuid täitnud ja natukene toimetanud, sest Roomal nüüd kella 10 lõpeb. Siis ma saan temaga jälle koju ja siis saab puhkama. Ma olen kuidagi nii läbi tänasest. Ma avastasin, et mu ühel Instagrami Reelsil on nii palju vaatamisi ja nii palju kommentaare ja jagamisi ja mul on sellega tulnud nii palju jälgijaid, et ma olen veits nagu šokeeritud, mis selle videoga toimus. Nii äge. Sellel on reaalselt, kohe ma vaatan. Sellel on saanud 100 000 vaatamist.
kuidas see võimalik on. Ja üle 4000 laigi ja mul on üle 200 jälgija sellega tulnud. Ma olen nii šokeeritud. Mul ei ole mitte kunagi, mitte ühegi videoga sellist asja juhtunud. Nii haige ja nii lahe. What? Lahe. Sellega ma ilmselt lõpetangi. Ma olen täpselt sellises konditsioonis. Seega ma nüüd pakin ja liigun koju. Tšau! Tere hommikust! Täna on kolmapäev. Kell on mingi 1 päeval ja ma tulin kesklinna. Mõtlesin, et lähen hüppan kiirelt läbi mõnest riidepoest. Ma tahaks paari asja leida. Esiteks trenni särke, sest et ma olen aru saanud, et kui mul nüüd iga päev on trenn, siis mul on nendest lihtsalt järsku puudus. Ja siis ma lähen harjutan saalis natukene Empire'i materjali ja siis ongi juba trennid. Kell on järsku 4:30 saanud ja ma lähen hüppan kiiresti Viru keskusest läbi, ostan sealt endale lõunasööki või võib-olla hüppan isegi Blenderist läbi ja siis ruttu hakkan treenideks ette valmistama, sest ma tahtsin seda tegelikult teha juba enne, aga ma hakkasin vlogi monteerima ja ma sattusin täielikku hoogu. Aga õnneks mul on aega. Enne tuleb natukene energiat saada väike kütus söögi näol. No nii, tänased trennid on antud, kell on 10 õhtul ja me otsustasime tüdrukutega, et me lähme kinno vaatama mingit õudukat. Esiteks ma ei mäleta, millal ma käisin üldse kinos ja teiseks ma ei mäleta, millal ma vaatasin viimati õudukat. Nii et ma olen veits scared about it, aga ma annan sellele võimaluse ja vaatame, kuidas sellega läheb. Sükene väga hilisõhtune õuduka vaatamine ka, nii et ma arvan, et see tuleb üks huvitav kogemus, aga nii tore, et me läheme, sest täna on veel mingi soodushinnaga ka Apollo kinos, seega tore. Nii et ma pakingi ennast ruttu kokku ja hakkan liikuma, õnneks on siin samas Coca-Colas ka, nii et mul ei ole kaugele minna. Olla tugev, see on seda väär. Vau, ma tulin just kinost ja see oli nii ootamatu film. Ma ei vaadanud treilerit, ma ei vaadanud üldse, millest see film räägib. Ma teadsin lihtsalt enam-vähem pealkirja. Filmi nimi oli Kõndides elu eest ja see ei olnud õnneks nii õudukas, nagu ma kartsin. Aga see pani nii mõtlema ja see oli vaimselt väga raske. Ja ma loodan, et ma saan lihtsalt normaalselt täna magama. Aga ma väga soovitan seda filmi minna vaatama. See oli nii põnev. Selle šosee oli tegelikult nagu väga lihtne ja sama, nad lihtsalt kõndisid terve film. Aga see, millest nad rääkisid ja millised need karakterid olid ja kuidas see oli kirjutatud nii, et ma elan neile igale ühele kaasa ja nagu wow. Ma nutsin seal ja peitsin ennast seal vahepeal, et ma ei näeks kõiki asju, aga see oli tõesti nii hea. Väga-väga soovitan. No nüüd ma lähen koju ja ma loodan, et ma saan normaalselt magada. Ja homme on järgmine pikk päev. Tšauki, täna on neljapäev ja tegelikult kell on juba mingi 2:30 päeval. Ma tulin hommikul kella 11:30 Free Flow'sse, andsin ühe eratunni ja siis ma lihtsalt lagunesin treenerite ruumi diivanil, sest ma sain aru, et ma olen järsku
nii väsinud. Ma tegin ühe kohvi, natuke lihtsalt puhkasin ja panin ennast vaimselt valmis tänaseks päevaks, sest et mul on täna Flick Crew trenn, Girly Openi trenn, Heels Open trenn ja siis mul on täna õhtul pärast kõiki trenne 2 proovi ja need on kõik väga rasked proovid ilmselt tulemas, sest et üks on homseks esinemiseks ja teine on selleks samaks suureks programmiks, milleks me oleme ette valmistanud nüüd päris pikalt. Ja mul on natukene siuke ärevus sees selle pärast. Ma loodan, et kõik läheb hästi täna, läheb kindlasti, aga lihtsalt ma natukene pabistan selle tänase kõige pärast ja ma tunnen täna pärast eratundi mul on põlv kuidagi kange, siuke tunne, et tahaks nagu kraksutada seda. Seega ma pean kindlasti trennides täna hoidma oma põlve, et homsel esinemisel ja ülehomsel esinemisel mul oleks kõik hästi. Aga nüüd ma tahaks natukene treenideks ette valmistada, kavad läbi käia, Heelsiks mõelda täpsemalt üle, mis ma nendega teha tahan. Tuletan meelde uue kombo ja siis tegelikult pakkusin Maaritile välja, et me harjutaksime õhtuseks prooviks, sest et meil on mõlemal siuke mingi natukene siuke tunne, aga jõuab kõike ja nii et ma alustan nüüd ruttu ettevalmistustega, sest et ega mul ei ole väga palju aega selle jaoks. Antud. Nüüd jooksen Heelsi. Mul annab täna täiega põll tunda, mis on ülikahtlane. Ma lasin Anna-Kristiinale enda tuua ühe noko, sest et ma ei väsinud. Seega äkki see mind päästab natukene. Hopefully. Tänane päev on finally läbi. Meil oli proov kella 12-ni. Mul oli täna eratund, trennid ettevalmistus, Flicki trenn, Girly trenn, Heelsi trenn, esimene proov, teine proov. Ja ma tantsisin täna üle 8 tunni. Ja mu keha on nii läbi ja veel rohkem läbi on mu aju, sest et seda kõik oli natuke liiga palju. Aga ma arvan, proovid läksid ikkagi selles mõttes hästi, et me saime homseks esinemiseks asjad tehtud. Mul on veel päris palju homme veel tööd teha iseendaga ja ma natukene ärevil selle kõige pärast, aga ma tean, et lõppkokkuvõttes küll läheb kõik hästi. Ma mõtlesin, et ma teen ühe näomaski endale siin täna õhtu lõpetuseks. Appikene. Issand, täna oli veel treenerite päev ja mul üks õpilane nii armas tõi trenni mulle lillekimbu ja kommid ja see oli nii armas, sest et ma üldse ei oodanud, et keegi midagi sellist teeks ja see oli väga armas üllatus. Nii, enam-vähem paigas. Tere! Nüüd natukene sarja vaatama ja siis tuttu, sest homme on pikk päev ees. Head ööd! Tere hommikust! Täna on reede ja tegelikult ei ole üldse enam hommik.
sest et kell on vaikselt 2 saamas ja täna meil on Empire Show'ga esinemine Jõhvis. Meil on seal mitmeplokiline esinemine ja nüüd mul on vaja ennast teha selle jaoks valmis. Teen meigi, teen soengu. Ma olen selles mõttes excited, et meil ei ole Empire'iga ammu esinemist olnud, kus mina oleksin saanud esineda. Seega see on nii tore, aga samas ma olen natukene närvis, sest et minu jaoks on seal päris mitu uut kava ja ma nüüd hommikul harjutasin ka neid, et ma tunneksin ennast võimalikult kindlalt nende kavade osas ja ma teen endale kiirelt meigi, teen esinemise krunni ja siis tegelikult ongi juba vaja liikuda kesklinna poole. Tahaks tegelikult käia läbi ka ühest tantsupoest, et osta endale uued sukad ja siis 15:20 me stardime juba Jõhvi poole. Me sõidame sinna 2 tundi, nii et tuleb üks pikk sõit. Ma võtan arvuti kaasa, et ma saaksin monteerida samal ajal ja vaatame, kuidas tänane päev läheb. Let's go! Ma ostsin endale esmaspäeva raames mingeid The Balm meigitooteid. Näiteks ostsin sellise Hot Mama Shadow Blushi, mida ma ei ole veel proovinud ja Bahama Mama bronzeri. Nii et ma proovin need täna ära, vaatame, kuidas need mulle sobivad, sest tänane meik võiks nagu ilus olla. Nii, vaatame siis. Kõigepealt bronzer. Okei, täitsa kena. Ja mulle meeldib. Lihtne peale kanda, ilus toon. Natuke vist selline oranžika maalatooniga. Aga võib-olla ei ole hullu. Pane võib-olla lihtsalt natukene segumiksi sellest, mis mul tegelikult endal on. Ma olen muidu kasutanud Essence'i kontuurimispaletti. Panen seda palju natuke. Oh no, läks paljuks. Ma läksin fiksi. Ma olen ennast valmis saanud, liigun nüüd kesklinna. Mul on täpselt aega, et käia võtta veel uued sukkapüksid ja siis liigun Transacti, kus me stardime Jõhvi poole. Mahub kõik. Me jõudsime nüüd Jõhvi. Meie esimene show hakkab 5 minuti pärast. Mul on valmis. Let's go. See järgmine plokk läheks mida hästi. Meil on portfellil esikastena.
Soothing and calming. See on nagu minu närvisüsteemne nagu Icy Cool Queen. Tavai, ma võin selle bubble'i võtta ühe. Võtta cleansing või mis see pure bubble? Oota, vahutab terve Juba vahutab. Esinemisel on käidud, ma olen tagasi koju jõudnud ja ma ei jäänud 100% rahule sellega, mis ma esinemisel tegin, sest seal oli üsna kaootiline korraldus, ütleme nii. Aga me andsime endast parima ikkagi. Mingites kohtades ma ajasin veits sassi, mis on, ma arvan, tingitud sellest olukorrast, mis meil seal koha peal oli. Mis meil juhtus oli see, et meil ei olnud mingisugust informatsiooni sellest, et mis hetkel me päriselt läheme lavale ja keegi ei andnud meile sellest teada. Ja kui meie esimene tants oli 20 minutit ajakavast nii-öelda maas, siis me küsisime, et kas siis nagu ülejäänud ajakava on ka umbes siis 20 minutit maas. Meil öeldi jaa ja siis oli näiteks ükseid situatsioone, kus me olime lava taga kostüüme valmis panemas ja meie järgmise ploki esimese tantsu muusika pandi peale. Ja keegi ei tulnud ütlema. Ja sellega ajas väga palju asju nagu, ajas sükse nagu ärevuse peale ja paanika peale. Aga ma arvan üldkokkuvõttes kõik oli ikkagi hästi ja me andsime, nagu ma ütlesin, andsime endast parima vastavalt olukorrale. Ja tagasi tulles me tegime näomaske ja see oli väga tore, rääkisime juttu ja väga süke tore oli, sest et tõesti pole nii ammu Empire'iga esinenud ja väga tore oli niimoodi jälle bondida ja koos olla. Aga nüüd ma teen väikese söögi ja homme on meil kella 12 juba jälle proov ja homme on meil UV show. Mis mul tuli veel meelde, mida ma ei ole jõudnud vlogi öelda, on see, et ma täna hommikul ärkasin üles ma arvan, 8 paiku selle peale, et ma lihtsalt hüsteeriliselt nutsin. Ja ma nägin unes, ma ei tea, miks või kuidas, ma ei mäleta, mis see nagu unenäo kontekst oli või mis täpselt oli, aga ma mäletan seda, et ma nutsin selle peale, et keegi sundis mind panema Luunat meie kassi magama. Ja ma olin täiesti nagu endast väljas sellest ja märkasin tõesti nagu üles niimoodi, et ma täiesti nutsin, mul olid nagu pisarad ja see oli nii vastik, nagu see oli nii tõesti vastik. Aga õnneks Rooma kohe rahustas mind mingi, see oli ainult unenägu, mingi kõik on hästi. Ja ma loodan, et me ei pea mitte kunagi sükest tunnet tundma, see oli nii halb. Seega, jah, ma olen täna kuidagi eriti üritanud, kui Luuna toob minu juurde mingi Luuna, sa oled nii armast sükene. Aga ega midagi, ma arvan, ega ma siin rohkem ei jutusta, käin pesus ja väike söök, väike sari ja tuttu. Nii et näeme juba homme. Tšau! Tere hommikust! Täna on laupäev. Ma olen jälle Dansektis. Mul on ka proov. Kohv kaasas. Ja let's go! Rohkem mul tahab midagi öelda. Vot nagu sellised asjad, mis nüüd tulevad peale. Aga nüüd ma lihtsalt ütlen, et Ma arvan, naised, et siia me peame tegema sellise soengu ala. Marit, me matchime. 4 tundi proovi on tehtud. Mul on isegi, ma ütleks, et mu aju ei ole täna väsinud.
aga mu keha on, sest teil oli esinemine ka. Ei ole nii palju mõtet võtta. Jah. Me tulime praegu igatahes Free Flow'sse, teeme väikese lunchi, teeme veits tööd ja siis on õhtul meil Uwe show. See on meil kell 8:30 ilmselt, nii et ei ole tegelikult super palju aega. Aga tegelikult on ok. YouTube. What's up, YouTube? Oh, Barbie girl in a Barbie world. Saura! Saura! Tuli äge. Teeme. Algus oli raske, aga pärast oli pange. Tõmbas käima. Ja kohe lavad ära. Higi lihtsalt tilgub. Tšauki, täna on pühapäev. Ja mina olen tulnud kesklinna, sest mul oli siin natukene toimetamist hommikul ja vahepeal nüüd käisin Danceactis, et filmida ühe castingu jaoks paar videoklippi. Näljakad mulle saadeti casting, kus ma saaksin kandideerida noore ema rolli ja see oli nii fun video, mida ma pidin tegema. Nüüd mul hakkab 45 minuti pärast Neidi Hiilsi trenn. Enne seda ma võtan kiirelt midagi süüa ja hiljem on mul üks eratund ja siis me läheme täna Cruisy G uut laulu salvestama. Vaatame, kuidas sellega läheb. Seega jääb päris palju toimetamist on täna, nii et let's go! Trennis on käidud, seal oli siuke training class täna. Mu keha on täiesti läbi, aga see oli hea treening. Aga nüüd ma jooksen Danceacti, mul hakkab seal 5 minuti pärast terve tund. Nii et I'm a run. Mul oli just Brigittega eratund ja ta tahtis, muidu ta tahtis niisama käima hakata, aga täna ta tegi koostöö raames mingisuguse video ja tuli videograaf koos valgustuse ja kaamera ja kõigega. Ja see tuli nii fun teha, sest et ta oli tõeliselt energiat täis ja out there ja mul oli väga lõbus seda kõike teha. Aga nüüd ma lähen teen kiirelt väikse poetripi, võtta midagi süüa, sest et me läheme nüüd poole tunni pärast stuudiosse ja hakkame Cruisy G uut laulu salvestama. Nii et vaatame, kuidas sellega läheb. Ma veits ma olen elavil, natuke äravil ka, sest ma ei ole väga palju seda jõudnud harjutada. Okei, peaaegu üldse mitte, aga mulle tundub, et saab hakkama niimoodi. No nii, stuudios on käidud. Ma ei jõudnud kahjuks seal mitte ühtegi klippi teha, sest ma kasutasin oma telefoni sõnade lugemise ajaks. Ja ma reaalselt ma üldse ei mõelnud sellele, et ma võiksin või peaksin ja tahaksin mingid klipikesi teha. Aga ma arvan, et sellest tuleb väga äge laul. Mulle väga meeldis see ja see ennast väga kummitama. Nii et see on hea märk. Aga tänane päev on tehtud. Me nüüd läheme sõbra juurde lihtsalt chillima, teiste sõpradega koos olema ja ma arvan, et siinkohal ma lõpetangi ja ma loodan, et sulle meeldis see vlog. Natukene kootiline võib-olla tuli jälle, võib-olla mitte, ma ei tea tegelikult, see nädal toimus nii palju asju lihtsalt. Seega jah, kui sulle meeldis see video, siis pane like, pane subscribe ja näeme juba järgmises videos. Ciao!